Tere hommikust ja tere tulemast tagasi vaatama meie tegemisi. Ma iga päev mõtlen, et võtaks selle kaamera kätte nüüd ja alustaks vlogiga, aga ausalt öeldes lihtsalt ei ole viitsinud. Sest et justkui nagu iga päev on sama, aga samas toimetamist on ka iga päev ja tegelikult ei ole ükski päev meil samasugune. On ju, Marta? Ja näiteks kui me käime füsios või ujumises, siis ma sinna niikuinii teid ei saa kaasa võtta, nii et siis tundub suht pointless nagu filmida nendel päevadel. Aga täna me oleme täitsa kodused, meil ei ole kuskile vaja minna otseselt. Nii et mõtlesin, et näitan teile lihtsalt meie igapäevaelu, nagu ikka ma siin vlogides teen ja lihtsalt saate meiega kaasa kulgeda. Tegelikult vahepeal on nii palju toimunud, aga ma ei tea, ma nagu kuidagi olen võtnud selle suuna, et ma teen 6 ühe sükse pikema vlogi ja siis saategi seda nagu jupikaupa vaadata, et ühes jaos ma arvan, te niikuinii enamus, kes te olete emmed, niikuinii ei saa aasta lõpuni vaadatud, sest et alati tuleb midagi vahele. Või laps hakkab une ajal nutma või mis iganes, nii et siis ongi hea, kui saate osade kaupa vaadata ja siis juba ongi uue vlogi aeg käes. Kuigi ma olen mõelnud ka mingid Q&A videosid nagu eraldi teha või mingid jutustamisvideosid, nii et võite märku anda, kas see teid kõnetaks ja mis teemadele tahaksite, et ma räägiksin. Võib-olla siuke ühe inimese podcast siis justkui, aga lihtsalt YouTube'is. Vot, Marta siin mängib ühe närimismängu asjaga, mis üks armas inimene talle saatis. Sellelt samalt inimeselt me saime ka tuulekäru omal ajal, ehk siis umbes pool aastat tagasi, nii et mis see fookus tegi, ma ei tea. Igal juhul väga tänulikud ja see armas naisterahvas saatis mulle sünnipäeva puhul pakikese, nii et jah, ma sain vahepeal 29 aastaseks, täpsemalt siis 29. oktoobril. Siuke numbrivärk siis. Kas mul on siuke tunne, et ma saan vähem kui aasta pärast 30? Ei, sest et see tundub nii hirmutav, aga samas ma olen nagu kinda valmis selleks. Igal juhul 29 veits lamp valus, aga äkki järgmine aasta teeb mingi sünnipäevapeo siis ka, sest mulle sünnipäevad väga meeldivad. On ju Martsukas? Martsukas on nii äge, täiega harjutab nagu naermist, punnitab niimoodi naeru kogu aeg, kui ma näiteks köögis toimetan ja üldse on siuke mõnus sell. Ööuned on meil viimased nädal aega olnud selline 9–11 tundi esimene ots. Täna öösel oli erand, sest et ta sai eile oma 4,5 kuu vaktsiinid. Me lükkasime natukene seda edasi, sest et tal oli Türgis tulles need sääsepunnid näo peal. Et siis igaks juhuks ei hakanud tegema, aga eile käisime ja palun mitte ühtegi mingit väksi vastast kommentaari, sest et ausalt ma isegi ei viitsi neid lugeda, on täiesti mõttetud. Mina olen saanud vaktsineeritud, Miku on saanud vaktsineeritud, meie vanemad on saanud vaktsineeritud. Meie lapsed päris kindlasti saavad vaktsineeritud, nagu ka Marta on ja, et selles osas ma ei viitsi, ma isegi ei hakka nagu diskussiooni langema, sest see on lihtsalt nii mõttetu. Vot, aga eile siis sai vaktsiinid, ma arvan, et ta oli sellepärast täna ja see on natuke nagu rahutum, et eelmine kord tal ka õnneks mingit palavikku ei tekkinud, ma vaatan seekord ka mitte, mis on tore, aga lihtsalt jah, täna oli siis 1. juuni 7 tundi, siis ta sõi, siis magas, siis ta ärkas mingi tunni pärast jälle üles ja siis ta jälle sõi ja siis magas Miku kaisus edasi. Ja meil on siis siuksed muutused toimunud, et Miku on nüüd tagasi meie voodisse kolinud, ehk siis meil on jälle abieluvoodi ja Marta on kontoritoas, ehk siis enda toas, oma voodis, magab esimest pikka und. Ja enam ta ei jää niisama voodisse magama, vaid me peame teda kussutama. Samas eile päevaunne ta jäi niisama, või noh, jauras mingi 15 minutit, panin lutikoht tagasi ja siis ta lõpuks jäi jänksul kaisus magama. Aga öösiti me ikka kaisutame, sest neid päeva emotsioone on nii palju, et tahab hästi palju lähedust, nii et siis me kaisutame, tal on praegu tšüka arenguhüppega käsil, see 19. nädal arenguhüppe, kuigi ta on nüüd nagu 20-21 nädal, aga noh, see tulebki väikse viivitusega, et see 19 nädala arenguhüppe pidi kõige vaevalisem olema ja kõige pikemalt vist kestma ka. So sündmuste maailm, siit me tuleme. Aga ma korra mõtlen, mis täna plaanis on. No Martal peaks tunnikese pärast olema esimene päevauni. Siis minul oleks vaja käia ühel pakil järel, aga ma mõtlen, äkki me teeme seda vankritiiru ajal. Ma tellisin Medironist eesospäeva raames jälle pesulehti ja lõhnapärleid, sest need pärlid saavad suht kiiresti otsa, kuna ma suht palju kasutan neid, mulle meeldib, kui pesu lõhnab hästi. Siis ma peaks triikima, mul on korralik hunnik tekkinud kontorituppa, Martale jäävad väiksed puksud ja siis tuleb mu sõbranna Merka külla oma lapse Franguga ja me võib-olla saame talle mõningaid suvemütse laenata, mis me reisil olles kasutasime. Ma panen siia jooksma mõned klipid, me käisime siis Türgis puhkamas ja tegelikult nagu
Üldkokkuvõttes läks meil väga hästi, me jäime väga rahule, meil oli soe ilm, meil oli soe bassein, kuniks enam ei olnud, ehk siis basseini soojendus võeti välja 3 päeva enne meie reisi lõppu ja minu arust see ei ole okei, kui sa oled lubanud mulle nagu soojendusega basseini, on ju, et natuke oli siuke tunne, et millal te juba ära lähete, et täpselt see päev, kui me ära läksime, siis neil ka hooaeg lõppes ja ma ei olnud sellest nagu varem teadlik. Me olimegi ühe teise eestlaste pundiga nagu viimased seal ja täiega oli siuke tunne, et tavai tõmbab kuttu, et kõik muusikakeskus ja kõik asjad nagu veeti juba mingi mitu päeva varem ära ja bassein soojendus võeti ka välja, mis on nagu veits kurb, sest et nagu ma isegi ei suutnud sinna minna, rääkimata siis sellest, et ma sinna Marta oleks kaasa võtnud. Aga ma kirjutin selles osas tagasiside ka ja me saame natukene kompensatsiooni, sest see tõesti nagu ei olnud okei ja meie toas lendas üks liist nagu tugev lahmakas ukseliist, lihtsalt lendas nagu põrandale nagu kõva pauguga. Niimoodi, et ma oleks peaaegu Martaga sinna alla jäänud, aga õnneks ei jäänud, et ma tulin ruttu eest ära ja siis ta lendas ka teist korda. Ehk siis käidi parandamas ära ja siis ta lendas uuesti. Nii et ütleme, Türgi ehituskvaliteet võib-olla jätab natuke soovida, aga jah, üldkokkuvõttes oli väga tore. Marta magas oma unesid põhimõtteliselt kärus, kookonis ja me saime passu ääres lebotada ja ujuda, et see oli nagu lihtsalt nii super. Ja üldiselt lennud sinna tagasi läksid ka hästi, kuigi tagasi tulles Martal oli see buss, mis viib nagu lennujaamast lennukini, seal ta läks kõht räme tühjaks ja ma ei saanud aru alguses, sest ma arvasin, et ta just sõi, aga tegelikult oli nagu, mul oli ajataju natuke kadunud, ta oli tegelikult suht ammu nagu söönud mingi 3 tundi tagasi, nii et siis ma lihtsalt bussi nurka läksin, vabandasin ja võtsin nagu tissi valjaks ja hakkasin söötma venda seistes. Sa pead tegema, mis sa pead tegema. Kui laps karjub, siis pigem, et ta mul sööb, kui see, et ta lihtsalt karjub seal terve aja. Vot, aga üldiselt läks väga hästi. Ma ise olin rohkem mures, kui oleks pidanud olema, nagu ikka. Aga Marta oli tõesti super tubli. Nii et väga hea meel ja täiega juba tahaks uuesti reisile minna, sest et ma ütlen ausalt, nagu see Eesti november on lihtsalt nagu nii masendav. Nii masendav. Ma ei liialda, kui ma ütlen, et viimase 9 või 10 päeva jooksul ma ei ole ühtegi päikesekiir taevas näinud. Mitte ühtegi. Kõik on siuke hall, rõve, vihma tibutab. Kui ma Martaga õue jõuan, ma juba higistan, siis ma ei saa salli kaela panna, sest mul on nii palav. Siis ma hakkan köhima pärast, sest mul ei olnud salli kaelas. No, täielik mingi jampsi värk ja lihtsalt Türgis oli see, et astud uksest välja, sul on juba trikoo seljas, lähed passu äärde, võtad mingi snäkki, võtad vett, on ju külma vett, lihtsalt nagu kulged seal päevast päeva, et see oli küll haigelt mõnus. Vot, üks plaan on veel täna, ma tahan pessu minna. Nii et ma panen selle väikse mõngli siin varsti tuttu, esimesse päeva unne ja lähen ise pesema. Mis sa pahandud? Nii, Marta jäi magama, kell on 10 natuke läbi ja mina lähen teen ühe korraliku pesu, teen juustele maski, shave'in, ühesõnaga teeme ennast korda, mis on väga tore avastus. Väga tore avastus on see, et
ma olin siin vahepeal kiiranemas, on ju. Mul oli siit täitsa nagu tühi plats või noh, eks siiani on näha, et siit on ära tulnud juukseid. Ja siit poolt ka, aga nagu te näete, siis siia on hakanud beebijuukse tasemele tulema. Ehk siis neid pisikesi karvakesi, mis on tore. Et ma ei näe enam nii kiilakas välja, kui ma juuksed patsi panen. Käisin pesus ära, väga mõnus tunne on olla puhas ja ei, ma ei ole alasti, mul on rätik ümber. Aga Marta veel magab. Ta on maganud praegu mingi 40 minutit, mis on päris hea. Ja ma ise lihtsalt kahetsen, et meile nii hilja magama läksin, sest et see annab tunda. Ma tellisin eile ettevõtte põhimõtteliselt viimase raha eest veel aroomiõlisid Inglismaalt ja see on sellepärast nagu kallis värk, et sinna läheb veel nagu shipping ja taxes otsa, mis tähendab seda, et ma maksan nagu lisaks iga kord mingi 40 € ja kui ma tellin sealt veel vaha ja klaasid ka, siis ma maksan mingi sott euri lisaks. Nii et ma tellisin vaha Eestist ja see Inglismaa leht, kus ma tellin aroomiõlisid, oli kuusepuuõli otsas, nii et ma tellin nüüd Eestist. Vaatame, kas seal on väga suur lõhnaerinevus. Ja siis ma kirjutasin klaaside osas ühele Eesti ettevõttele, et kui ma tellin hulgi, et kas saab natukene soodsamalt, sest et nagu klaasid on väga-väga kallid. Küünlaklaasid, tahid on mul olemas ja tahikleepsud vist ka. Ühesõnaga ma mõtlen teha mingit avalikku töötuba, lihtsalt tuli siuke mõte, aga ma veits kardan, et see failib nagu eelmine kord, et eelmine kord me pidime tegema kevade paiku ühes Tartu stuudios, aga huvilisi oli reast nii vähe, et see jäi ära. Aga nüüd ongi natuke hirm, et kui ma tegin siin küsitlust, siis oli küll huvilisi, aga raudselt, kui ma kuupäeva välja hõikan, siis on kõik mingi, ma on ära või ma ei saa, et alati on keegi nagu, kellel ei sobi on ja võimatu on leida siin jõuluajal mingit ühist kuupäeva. Aga ma ei tea, ma proovin ja kui ei ole huvilisi, siis ei ole, siis on nii. Vot, sellega ma siin eile öösel tegelesin, küsisin hinnapakkumisi igast ruumidelt ja kuna Marta veel praegu magab, siis ma hakkan ennast kreemitama ja see on Babee Balm to Oil, selline kehakreem, balsam. Õnneks külma allergiaga nüüd ikkagi see allergravim toimib. Ma võtan nüüd Cetrixit, mitte Sürtekit, sest et Cetrix on nii palju odavam lihtsalt ja sama toimeaine on ikkagi Cetirisiin. Nii et ma võtan seda iga päev. Ma ei sügele enam põhimõtteliselt üldse, nagu väga-väga vähe. Ma arvan, et selle võti ongi see, et ma võtan allergiarohtu. Ma pesen Bioderma dušiõliga ennast ja nüüd tellisin paar päeva tagasi apteegis sellise kehabalsami. Nii et see on väga hea kombo. No nii, Tibu. 55 minutit tund nagu naksti. Tubli tütruk oled. Tšau. Kas oli hea uni? Oli hea uni või? Soo. Kas läheme mängime natuke ja võimleme? Mis arvad? Mis arvad, muiduke? Kas on hea mõte või? On hea mõte. Emme võtab su hopsti siis. Aga selle tudukombe jätame siia, on ju? Siis kui proovid võimelda. Aga tal ei ole väga hea tuju. Mis juhtus kuule? Kas kõht on juba tühi või? 2 tundi on toidust alles möödas. Tibu linnu. Kuule. Kas laulame? Sill, sol, soe bassein, kui sa hullad vees. Lõbusalt, 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 lõbusalt suuri laineid teen. Ja sill, sol, soe bassein, kui sa hullad vees. Lõbusalt, 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 lõbusalt suuri laineid teen. Kas võimleme vähe? Mis sa arvad? Keegi lõhub puid õues ja võimleme ja teeme natuke massaaži Martale ja. Marta arengus siis nii palju, et ta keerab ennast küljele küll, aga sealt kõhuli ei saa ise. Nii et tuleb aidata. Aga käime ikka füsio juures peaaegu iga nädal või üle nädalati ja proovime ujuma ka jõuda. Nüüd järgmine reede on meil siis uuesti ujumine. Türgis ta väga kaifis ja Eestisse tagasi tulles meil oli siis paar päeva hiljem ka ujumine ja ta oli nagu täiesti chill vees. Ja talle meeldib nüüd vann ka. Meil on, nagu ma ütlesin vist eelmises loogis ka, meil on kõige odavam see IKEA vann, kus ei ole istet sees ja siis hoiadki tal pead. Et ta natuke nagu floatib seal niimoodi ja siis kõhuli ja sellili ja nagu hullult kaifib. Lihtsalt nagu vesi täiega meeldib talle, mis on nii tore. Aga nüüd peamegi ise ka olema aktiivsed ja temaga harjutusi tegema, sest muidu see kõhuli keeramine meil ei tule. Ja Marta saabki nüüd 1 päev vähem kui
no ühesõnaga 6 päeva pärast 5-kuuseks. Ulme, aga nii äge ka. Nagu mul on nii hea meel, et see Newborn Trenches on läbi, sest see oli kohutav ja see oli väga raske ja ma ei igatse neid gaase, koolikuid, mitte midagi nendest. Neid une pealt oksendamisi ei aita, et selles mõttes on nagu väga mõnus aeg praegu. Tundub, et Londiste tegi sul vist tuju heaks või? See on muideks sinu issi kõige esimene mänguasi. Jah, mamma tõi selle sulle, on ju nii? Miku esimene mänguasi oli see. Joo, see oli meil reisil ka kaasas. See on väga tore mänguasi. Vend näeb ennast sealt viewfinderist. Sipu, 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 puuks. Sipu, 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 puuks. Kas tahame teha puuksu või ei taha? Korralikud puuksud käivad või? Oi, 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 oi. Tule vaata. No. Hopsti, tubli tüdruk. Natuke pidi aitama sind, jaa. Hopsti, ei tule väga hästi, aga noh, käitu jääb mingisse X-asendisse. Tšau, vaata seda. Võta kinni. Tublisti haarad, väga tublisti. Jaa. Võta kinni siit. Kus on mänguasi? Võta kinni. Väga tubli oled. Proovid roomata või? Kuule, sa ei oska ise keeratagi veel. Hakkad roomama mul. Noh, natuke väsitav. Joo. See ähkimine puhkumine on väga armas muidugi ja need ohked ka niimoodi. Jaa. Marta on praegu umbes 9 minutit söönud ja me oleme selles faasis, kus iga heli nagu ma ei saa telos näiteks midagi scrollida, sest et iga heli, mis kuskilt tuleb või kas või teises toas keegi hakkab rääkima, siis ta kohe pöörab oma näo sinna, isegi kui ta on parasjagu söömas. Ja mingi uus asi, lisaks sellele, et ta vaatab mulle otsa ja naeratab, mis on väga armas, on see, et ta sööb, on ju, ehk siis nagu nippel on suus ja siis ta hoiab sellest kinni ju vaakum võttes ja tirib seda kuhugi selja taha ja oi, see lahti laskmised on nii valus. Nii et see on praegu mingi uus asi tal, sest kõik on nii põnev, mis ümberringi toimub, nii et võite 3 korda arvata, kui tore mul oli teda seal bussis toita, kui me lennukini sõitsime, et jah, ta on väga uudishimulik beebi ja nüüd ka vaatab, et kellega ma siin räägin. Nii, panin kodaniku siia tooli mängima ja ise lähen panen pleedi pessu, sest et siin on mingi pahanduse jääk. Jaa, emme tuleb ka tagasi. Ma kasutan muidu suuremate plekkide puhul või värskemate plekkide puhul sapiseepi, sellepärast et sellega tuleb ülihästi maha sapiseep ja soe vesi. Aga kui ma tean, ma niikuinii panen selle kohe pessu, siis mul on see Friendly Organic. Ainuke jama on see, et need saavad väga kiiresti otsa, need maksavad väga palju, nii et neid tasub osta ainult esmaspäevade või Black Friday raames. Ja tegelikult ma sain soovituse, et üks teine samamoodi pleki eemaldaja toimib nagu ülihästi, aga ta on palju odavam, sest et ta on suures purgis ja seda saab siis väiksematesse ümber villida. Ma panen siia selle screeni, millest ma räägin. Võt, ja siis pisadangi peale ja panen pessu. Ja lihtsalt miks ma ei tellinud oligi see, et oli täiesti otsa saanud ja ma mingi nädal aega juba vaatasin, et kas ta on juurde tulnud enne esmaspäeva. Aga ei olnud ja siiani on laost otsas. Nii et ma loodan, et äkki kuu lõpu poole, kui tuleb Black Friday, siis äkki selleks hetkeks on olemas. Aga ma panengi tumedad asjad pessu. Ilmselt, kes on pikemalt mu vlogi vaatanud, siis tundub nagu see oleks siin praegu Medironi reklaam, aga ausalt ei ole. Ma olen ise kõik ostnud ja ma lihtsalt fännan neid tooteid. Mu lemmikud on need Ocean Breeze pesulehed. Mega hästi lõhnavad, aga samas nagu kui ma ainult seda panen ja ma ei pane lõhnapärleid, siis ma ei tunne seda lõhna. Ja nüüd on neil ka Winter Breeze, mis on ka mega hea lõhnaga, aga nende lõhnakapsleid ma ei ole näinud või pesupärleid ma ei ole näinud. Lõhnapärleid, ma ei tea, kuidas seda nimetada. Neid ma tellisin just juurde, need ootavad mind automaadis, peangi varsti tiirule minema ja neid kahte ma siis kasutan, ühte või teist. Mul on ka olemas need roosad, aga ma ütlen ausalt, mulle see lõhn nagu, ma ei tea, väga ei meeldi või ta jääb nagu pesu peal kuidagi siuke veider, nagu kohati mingi kassi-pissi haisuga, ma ei tea. Juba sellest minu mingi kiiks. Et kui ma nagu kohe neid pesusid masinast välja ei võta ja kuivadisse ei pane, siis neil jääb tõesti mingi imelik
hais külge just selle roosaga pestes. Aga praegu ma panen siis seda Ocean Breeze'i ja ma panen lihtsalt ühte pesuloputusvahendit sinna juurde, sest mul neid lõhnapärleid praegult ei ole. Ja minu eesmärk ongi see, et me liigume täiesti nagu pesulehtedele üle, sest nad võtavad nii vähe ruumi ja need on lihtsalt nii hea lõhnaga. Nii, siin toimub palju asju praegu. Kiisude tuli just krõbu. Üks kolmakene krooksub, ehk siis luksub. Ja Mampsik teeb ahju tule alla, sest et natuke jahe on. Jaa! Põhimõtteliselt, kui sa oled mamps ja sul on väike beebi, siis sa oled täiskohaga kloun. Eks te terve päeva pulli oma lapsele. Et tal oleks hea tuju. Jaa! Nii, aga teeme siis tule alla ja saame natuke sooja. Loodame, et see asi ikka edeneb ja läheb tuli põlema ilusti. Mis me sinuga teeme? Mis me sinuga teeme? Martsul on 37 minuti pärast uus tujuaeg. Mis sa arvad sellest? Proovid püsti ajad ennast või? Kas mängukaar meeldib? Mängukaar meeldib. Nii, ma just filmasin selle klippi ära ja siis ma vaatasin, et ma olen isegi rekkinud. Igal juhul ma kuulan siin praegu, ta ütles jah podcasti. Tegin endale rappi krõbekanaga. Tegin just soojaks, nii et panen selle rulli, söön ära ja üks väike kodanik on siin. Enda podilusti täis oksendanud ka. Kas varsti on tuduaeg või? On varsti tuduaeg, jah? Mis sa arvad sellest üldse? Mikke midagi. Mikke midagi ei arva sellest. Mirka tõi Nutella jätsi. Need on Mom Talk. Let's go. Kuule, ei pööra mähkimislaua peal. Muisukene. Mis sa teed siin? Martsu! Kuule. Lähme käime Lidlis ära. Lähme teeme väikse Lidli tiiru. Toome Medironi paki ära ja siis saad issiga jääda koju, emme läheb trenni. Väike roosinupuke. Kas me käisime Lidlis? Ja kas sa kilkasid seal nii tublisti? Jaa, see oli nii tuju. Loomulikult ma unustasin kaamera koju, kui me Lidlisse läksime, aga ma tegin ühe pildi, nii et ma panen selle siia. Ta oli nii nunnu seal poekärus. Ja temaga on lihtsalt lust käia väljas, kuigi mul on alati kuklas see, et mine pekki, kui ta nüüd täiesti risti röökima hakkab või ennast täis kakab või mis iganes. Aga noh, need hirmud vist jäävad alatiseks. Aga ei saa lasta oma hirmudele ennast takistada, nii et ma käisin Martaga Lidlis, meil läks kõik hästi. Ma käisin, tõin Unisendist paki ära, Medironi paki, nii et on unboxingu aeg. Mis ma Lidlist ostsin rappi jaoks? Kurki. Ja eile ma ostsin Prismast veel hakkliha ka, nii et ma teen siis homme ülehomme äkki makarone hakklihaga. Rappe teeme siis krõbekanaga selle Santa Maria crispy chicken maitsainega. Lidlist veel piima, kana rappi jaoks, tomateid, siis muidugi rappe, salatit ja paprikat. Ja viimase asjana Lidlist mozzarella väiksed pallikesed. Ja nüüd kiirelt Medironi unboxing ja siis Marta läheb tuttu, kell on 16 midagi, 25 äkki. Ta magas oma teist päevatuidu ainult tund aega, ta vast teeb sükke 2 tundi või isegi rohkem. Nii, Medironist ma ostsin siis juba varuga, kui Martal kunagi juuksed on, siis selline juukse pusasprei, siis Winter Breeze pesulehed, 2 potsikut lõhnapärleid. Siis kuna seda õiget ei olnud, mis ma tahtsin, siis ma tellisin sellise suure pudelipleki eemaldajat, nii et ma panen siis seda lihtsalt pesule juurde. Siis on kindel, et kõik plekid tulevad ilusti välja. Ja see oli kõik. Rohkem ma ei tellidki mitte midagi, usute või mitte. Lihtsalt kui ma saaks seda lõhna edasi anda. Oi kui hea. Oi kui hea. Päevatudusse eelmisesse siis panin ma ta niimoodi, et panin lihtsalt lutti. Ta natukene oli viril, aga jäi lõpuks ise magama mingi 10 minutiga. Et ma vaatan, äkki nüüd õnnestub sama. Ma ei usu küll, aga vaatame, äkki viimane päevatudu veel õnnestub kuidagi rahulikult tal jääda magama. Martsu lemmikusa päevast. Mis jõudis koju? Mis hakkab kitarri mängima? Emme lemmiklaul. Õudne, viskaks selle kitarri kohe aknast välja, kui saaks. Marta, sinu nimel viskaks. Ei oska mängida. Meeldib? Soovid näeta või?
ma olen väga ülestimuleeritud 150 triljonist küsimusest ja ma lähen trenni. Ma käisin üleeile treeniks oli Naises, täna lähen Body Jammi, mõlemad Kristi trennid ja ma lihtsalt can't wait, et trenni minna. Ma olen väga ülestimuleeritud. Nii et lähme tantsime natuke. Trennis käidud Body Jammis oli täismaja, ehk siis 40 inimest ühes ruumis ja panime hullu. Mul oli väga väsitav trenn, aga väga väärt seda, et ma läksin. Pulss oli muidugi full aes nagu mingitel tantsudel, aga täiega oluline on ikka käia kodust väljas, käia trennis, saada veel neid õnnehormoone kuskilt mujalt ka ja lihtsalt korraks tunda, et keegi ei ripus otsas ja ei taha sust kõike. Ja keegi küsis sult küsimusi, nii et oli mõnus tund aega tantsida. Nüüd ma olen kodus tagasi, lähen söön oma kanaprappi, söön võib-olla jätsi ja lihtsalt naudin, sest et Marta magab. Käis Mikuga vannis veel ilusti ja sõid pudelist piima ja mõtlengi, et peaks mingeid tegelikult alustama nende püreedega ka. Äkki homme ei saa, on mul väga tihe päev. Lähen tuppa, siis ma räägin teile, mis mul homme ees ootab. Kodanik hakkas riideid triikima ja mul on siin hunnik puhast pesu, mis vajab triikimist. Siin on teised kodanikud ja Griffel oma kõige tähtsama positsioonil. Ja Kemsu. Kemsu on obsessed Marta juukseharjaga miski pärast. Talle meeldib ennast sinna püherdada. Ja ta proovis isegi hammastega seda harja kinni võtta ja sellega ära joosta. Panen vannitookse kuumale. Lubasin teha teile ülevaate homsest. Homme on tihe päev, sest ma pean jõudma väga raske elu kuulake pediküüri, spaasse ja õhtusöögile. Aga tegelikult, kui sa oled nii-öelda imetav ema, siis sa pead kogu aeg mõtlema, nii, okei, mis hetkel ta sõi viimati, kas ta tahab täna süüa 3 tunni tagant või 2 tunni tagant või 2,5, kas ta hoidjaga olles hakkab karjuma või ta on rahulik. Ei ole asja, mida üks rind ei leevendaks. Nii et kui on selline pingeline olukord, siis ma tean, mis aitab. Aga kuna ma olen homme väga palju ära, siis ma peangi mõtlema, millal ma pumpan, sest muidu ma lihtsalt plahvatan. See on otseses mõttes. Seda me ka ei soovi. Mis tähendab seda, et ma lähen hommikul 8:30 pediküüri, mu ema tuleb siia, ma peangi talle meelde tuletama, et ta ära unustaks, tuleb Martat hoidma. Pediküüris mul läheb tund natuke peale, siis ma jõuan koju tagasi. Siis ma pakin spa jaoks asjad ära. Siis kell 1 tuleb siia Mare ehk Miku emme ehk minu ämm tuleb Martat hoidma. Mina lähen Merkaga Liisa juurde, seal me kohtume ülejäänud naistega, teeme üllatuse Liisale, ta ei tea, et me viime ta spaasse ja sööma tema teise beebi peatse sünni puhul, ehk siuke natuke väiksemas ringis baby shower siis natuke teistmoodi. Tema arvab, et tuleb õhtusöök sõppedega ja ta ilmselt prepib selleks samal ajal, kui me sinna lähme, aga lähme siis talle koju ja sealt koos siis lähme spaasse. Spaas me saame olla kuskil maksimaalselt 2 tundi Merkaga, siis me tuleme koju tagasi. Merka läheb oma beebi juurde, meie beebid on siis täpselt 3 nädalat vahet või 19 päeva. Mina lähen oma beebi juurde, toidan, no kuskil siis ütleme 4 või 4 midagi olen kodus. Toidan ja või pumpan ja siis sätin ja kella 6 lähme siis 3 tilli sööma. Igal juhul saab põnev olema ja saab väga sisutihe olema, aga väga ootan juba. Mulle meeldivad üllatused ja mulle meeldib näha inimeste reaktsiooni, kui neid üllatatakse. Nii et vaatame siis, kuidas see homne päev kujuneb. Ma nüüd tegin pesud ära ja selle suure hunniku panin ühed pesud veel pesema. Martal see beebipürni katte saab iga päev nagu okseseks, nii et ma kas iga päev või siis ülepäeviti pesen seda ka. Vot, aga vist praegu see on ülevaate tehtud, nii et näeme teiega siis homme. Tere hommikust, mul on räme kiire, mul emps tuli Martat hoidma, ma pidin talle veel näitama, kuidas meil telekas käib, kell on 8:24, mul on 8:30 pediküür, nii et võtsin empsi autot, sest Mikul on täna meie autot vaja, nii et lähme selle suure Volvoga nüüd siis teile ruttu pedisse ja umbes tunnikese pärast siis koju tagasi. Pean korra teloga filmima, sest ma ei julge pediküüri juurde kaamerat kaasa võtta, aga ma parkisin nii halvasti. Ja empsil see automaatne kell ei toimi, nii et ma pidin otsima parkimiskella, aga nüüd käbe pediküüri. Tulin muidugi kroksidega, haigelt mugav, aga mu pediküüri juurde viib siuke labürint. Nii, pedis on käidud, fresh
pedi. Ja nüüd lähme kiirelt koju. Marta võiks praegu tutuda oma esimest päeva und, aga vaatame, kas see nii on ka. Ma olen juba tükk aega kodus tagasi või noh, tund natuke peale. Marta jäi mu emsiga magama ja on maganud juba 2 tundi oma esimest und, mis on crazy. Ta tavaliselt ei maga nii kaua oma esimest und. Ma natuke ka pikutasin, mul pea jälle valutab. Kuidagi Eestis tagasi olles mul ei ole vist põhimõtteliselt ühtegi peavaluvaba päeva olnud, mis on lahe. Nii et tuleb jälle väike ritt võtta. Igal juhul ma pakin enda spa asju kokku. Me lähme siis, varsti Liisat üllatama. Mul need beebijuuksed ikka jõudsalt kasvavad siin. Lähme Liisat üllatama, nii et tuleb plätud kaasa võtta. Veespaas on plätud kohustuslikud. Rätid kaasa, et ei peaks koha pealt laenutama trikoo. Tellisin selle trikoo enne reisi Zalandost äkki. Selline Nexti oma, aga tal on nagu veits liiga avar dekoltee, mis ei paistnud tootepiltidelt välja ja ma ei ole harjunud väga sükse asjaga, aga oleme paar tundi spaas ja siis tulen koju, toidan Martat ja siis lähme 3 tilli sööma. Nii et ma pakin nii kiirelt asjad kokku spa jaoks, siis varsti tuleb Mare. Proovin äkki mingi frapi kiirelt sisse süüa, appikene. Uni on korralik. Marta magas muide täna, eile siis esimese ööune 10 tundi, mis on nagu nice. Siis ta sai ära, kell oli 5 ja siis ta ei tahtnud enam väga magama jääda, aga panime ta lutti suhu ja siis lõpuks ta jäi tuttu ka. No Grifu, sul on veits jama vajas või? Kus sa minna tahad? Tüppas sinna minu pükste sahtesse kõigepealt ja siis kuidagi sinna ülesse. Griffen! Sul on veits jamps majas nüüd. Oi, kuidas sealt alla saab? Üks kodanik just ärkas oma 2-tunnisest unest ja sõi kõhu täis. Ja nüüd midagi seal punnitab. Aga see kodanik, ma ei teagi, mis teeb. Griffen. Kuule, mis sa teed seal? Tavaliselt käib seal minu särkide sahtlis magamas, aga täna ta kuidagi avastas selle, et pükste sahtel oli lahti. Siis kraapis sealt mingeid asju välja, hüppas sinna ülesse. Et ei teagi, mida me eluga pihta hakata. Kunagi Kemsu hüppas siit kapi pealt sinna ülesse ja läks sinna kastide peale magama, aga nüüd ta ei ole ammu enam seal käinud. Ma ei tea, mis Griffen mõtleb. Griffen, mis sa teed seal? Kassid on nii naljakad olevused lihtsalt. Ja ma ei saa teda aidata ka, kui ma hakkan seda sülle võtma, siis ta hakkab räigelt sahmima ja ilmselt kriimustab mu täiesti verele, nii et ma ei teagi, mis ta mõtleb. Ta tahab vist siia kapi peale tagasi hüpata. Opadi. No tervist. Tervist. Näed sinna hoopis ja kade ühekega kohe järel. Keegi ärkas küll hea tujuga. Kas sa oled musi? Oled või? Mis sa räägid? Kodanik pani juuksepommi hakkama, et kõige kiiremal hetkel pidin hakkama tal mässut vahetama ja pesema, kõik selge, kõik oli ka koos ja see tool ka sai kokku, aga ma vist pidin sinna praegu panema teki peale, sest ma ei jõua seda praegu pesta. Anju, mamma tuleb sul kohe külla. Jaa. Mina keevitsin endale frapi kokku ja mu lemmik kadalpiku jook, mis mu sõbranna mulle sünnipäevaks kinkis, nii et kiire lõuna ja siis juba peamegi minema Liisa poole. Mulle ei ruttu minema. Muu ette. Appi küll. Ruttu. Merru, mine ees. Ta ei tea midagi. Elektrik tuli. Su elektrik tuli. Tere! Seal on mägedes natukene. Seal on mingi... Kas võib üldse tulla siia basseini? No nii, homeless jõudis koju. Või noh, kohe astun koduuksest sisse. Loksid on jalas, rätik on peas ja pumpame piima välja ja sätime ennast valmis. Oi! Ja siis lähme 3 tilli sööma. Nii, ma sätsin ennast valmis, tegin meigi ja nüüd ma pean pöönitama ja sirgendama.
ja ma pumpasin, sest et muidu ma lihtsalt plahvatan ühel hetkel õhtusöögil. Ja ma võtan kohe pumba ära. 2 siis pumpasin umbes, ma ei teagi, 100 milli, natuke peale. Also enne reisi mul kukkus reinapump katki. Ehk siis see mootori osa nagu lendas, terve see lendas maha, on ju. Ja siis mootori osa lendas niimoodi katki siit, et see plastikust tuli nagu tükid kaasa. Ehk siis ta ei tõmbanud enam vaakumisse ja mul oli vaja uut pumpa 1 päevaga. Õnneks ma jagast leidsin, nii et samamoodi hands-free, lihtsalt seda osa pead laadima ja väga hästi toimib. Nii et paneme selle siis siia kogumiskotti. Umbes 140 milli tuli siit. Nii et teeme siis täitsa korda ennast nüüd ja siis ma võtan merka peale ja siis me lähme 3 tilli. Ma ei tea. Kõik täidavad arvamismängu. Ma olen kodus tagasi. Õues on nii külm, et mul on köha tekkinud. Aga muidugi me ei käi vastavalt riides ka, ehk siis mul ei ole kindaid, mütsi, salli, mis tegelikult ju võiks olla. Aga igal juhul väga tore õhtu oli. Nii tore on vahvate naistega lihtsalt aega veeta ja puhata, käia spaas ja süüa õhtusööki niimoodi, et ei pea kõrvalistele asjadele mõtlema ja lihtsalt naerda südamest. Ja see oli lihtsalt nii tore. Ja väga ootame nummertite väikest beebikest. Võt, aga mul on veel liiga kahju seda meiki maha pesta. Ma nägin väga palju vaeva, et see meik selline saaks. Või ma lihtsalt kulutasin väga palju aega, et endale meiki teha. Mingi 20 minutit või midagi sellist. Seega ma veel naudin seda. Me ei võta veel maha. Mul on ka mu tavalised läätsed silmas, ehk siis läbipaistvad läätsed. Ei võta ka neid ära, kuniks ma lähen magama. Siis ma pesen meigi maha. Kell saab kohe 10. Marta jäi umbes kell 8 tuttu ja mina vaatan oma Teflori ja söön melonit. Ma tahtsin veel näidata, me käisime pärast söömist TPD automaadist läbi ja ma panin siis 1 jaagapaki teele ja võtsin sealt 1 paki, mis ma tellisin esmaspäeval. Ja ma tellisin Baby Love'ist, sest nad on olnud väga toredad ja lahked minuga. Nad on saatnud Martale lutikesi, kandelina, lutipudeli, igasuguseid tegelikult vajalikke asju, mida meil on läinud nagu vaja ka. Ja praegu see Piipsi lutipudel on Marta lemmik, nii et väga-väga tänulik ja sellepärast ma hea meelega tellin neil ka. Näiteks isadepäevaks ma tellisin Parim Issi võtmehoidja, nahast võtmehoidja ka sealt ja nüüd tellisin siis esmaspäeva soodukaga sellised Filibaba joogitopsid. See on küll alates 6. kuust, aga Marta on järgmine nädal juba 5 kuune, nii et varsti saab neid hakata kasutama, et ta saab siit siis vett juua. Siis selline nagu asi, mida ta saab närida, on ju, saab panna siis külmkappi ja siis see vesi siin sees läheb külmaks ja see siis aitab nagu tuimestada neid igemeid, kui hambad hakkavad tulema ja natuke niimoodi kõriseb ka. Ja siis väga põnev. Alates 4. kuust on siis Explorer, mis mina siis tellisin. Need on siis eelsöögilusikad. Sellega ma siis ma otsustasin, et homme esimest korda Marta proovib kõrvitsapüreed. Ja see on nii põnev. Ma olen nagu nii elevil, mis on veits naljakas, aga tead, kui sa saad lapsevanemaks, siis väga veidud asjad ajavad sind elevile. Nii et siuksed 3 asja ma tellisin siis Baby Love'ist ja mega soodsad olid, mingi -50% põhimõtteliselt kõik asjad. Nii et hea saak. Ja mina ikka kuulan samal ajal seda Ärkame 2025 teenistust. Praegult on ülistusõhtu või isegi ülistusöö. Nii et vahva, lõikan melonit ja lihtsalt chillin ja naudin õhtut. Jah, te arvasite õigesti, kell on 12 öösel ja ma jälle pumpan, et ma saaksin magama minna. Ja selline kogus siis ebareaalne, nii et paneme selle oma kotikesse jälle ära, paneme sügavkülma ja lähme lõpuks magama. No tere ilusat hommikut, tuli on ahjus, raksub, päike paistab aknast sisse, meil ei ole toas pime, ma pean tuld panema hommikul.
ja Martsu jutustab. Martsu hakkas meil eile jutustama. Mis sa räägid? Räägi veel. Räägi Eesti rahvale. Asjo. Ja mis siis juhtus? Mängib oma ilaga. Mis sa veel räägid? Igasuguseidki jutusidki, jah? Igasuguseid jutusid. Nii. Nüüd nii nunnu. Kas sa jutustad? Natuke ikka. Jutustamise piiga. Kas proovime püreed ka? Oi. Ja algab Marta esimene püree testimine. Maailma kõige esimene. See on protseduuriks vajalikud vahendid. Ja. Siin on ökoloogiline kõrvitsapüree. Ja. Mis lõhnab kohutavalt. Selline näeb välja. Ja mis Marta siis arvab sellest? No nii, Martsu. Vaata. See on sinu lusikas. Marta, vaata. Vaata, mis meil on siin. Nuusuta. Nuusuta. Mis meil on siin? Ahah. Oi, oota. 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 Vaata, me paneb lusika peale. Joo. Mis sul? Oi, oota, me päisu. Kas sa paneks juhu selle palun? Jämmu. Mis see on, mis emme sulle andis? Kas kõrvitsa püree? Nüüd saad natukene brokaööbik. Ampsti. Teeme ühe veel, Ampsu. Teeme ühe veel. Võtta kalju. No. Kas maitseb? Kuule, päris hea või? Kas päris hea on või? Anna veel seda manti, näe. Anname siis veel. Päris hea. Kas päris njämm oli? No katse läks edukalt. Kas homme jälle? Kas meeldis kõrvits? Väga tubli, Marta. Sulle meeldis see kõrvitsapüree vägagi. Selline on siis tagajärg. Oi, kui hea oli. Oi, appi küll, Marta. Appi küll. Mis sa räägid meile? Ja. See on üks hea jutt. Jaa, kas Venja käis nuusutamas sind? Sa oled nii nunnu. Martsu, kas lähme varsti matkama? Lähme varsti matkama või? Mis sa arvad sellest mõttest? See on üks igavesti hea mõte. Mis sa pahandad? Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Väike kodanik uudistab oma turvahalli mänguasja siin. Nii, jah. Ja meie lähme võtame tädi Liivi peale ja lähme Meenikunna rappa matkama. Võtsime Liivi peale ja nüüd nad läksid võtma termostega kohvi ja siis me juba liigumegi Meenikunna. Ja tegelikult on hea, et me ei hakanud ikkagi seal une ajal tulema, sest et Marta tegi nagu normaalse plahvatuse kodus. Nii et saime just ära vaetatud ja nüüd Martsul on umbes tunni pärast või rohkem järgmine uni ja siis me ilmselt juba jalutame Meenikunnas, nii et nii ilus ilm on ka. Ma olen lihtsalt nagu selle ilma üle nii rõõmus. Meil on praegult riietumine käsil ja kuna Marta kettis oma podi täiesti täis, siis me peame panema uue kostüümi ja siis me peame panema ka mütsi ja suure kombe. Ja mõtlen, on nii amiir. Tegelikult tahaks enne päikse loojamist jõuda. Aga näita, mis sulle autoga juhtus? Hea. Mis kindlustuse
jätkame. Outfit ka. Meil on mul on aus töömehe outfit. Väike täke siis on siin. Ma ei tea, kas on näha, aga väike täke on esiklaasis. Kallas paigaldab. Aga siin on. Sõitsime rahulikult ja siis auto tuli vastu ja siis tuli kivi tuli ja tegi katki. See on ka täis kõtitud. Vett tuleb lihtsalt igast. Tegid preili muidu. Panen te ruttu sooja. Teedre. Ei, aga need ju... Need on päris hästi paranenud tegelikult. Ei, need olid mingi... Nii mõnsa. Ja nii ilus on siin. Meie 1,5-tunnine matk on läbi saamas. Väga mõnus oli, väga värskendav. Loodan, et Marta näonahk pidas ka vastu selle. Selles mõttes päris jahe on ikkagi, aga päikest oli väga mõnus oma nahal tunda. Ja nüüd ma arvan, ma toidan teda autos. Kruksutame ära. Siis ta ilmselt oksendab terve ülejäänud tee. Nagu ikka, kõik järkvelolekujad nii meil mööduvad. Ja siis sõidame umbes tunnikese Tartusse tagasi. Viime Liivi ära, lähme ise koju ja lebotame. Mis just juhtus? Mängisin Martaga ja siis lihtsalt sain üleni kokku praegu. Normaalne. Kas see hakkad õhku tõusma? Meil siin käib, õhtune FaceTime'i mängimine. Üks kodanik tahab pähe saada, teine kodanik tahab võita. Nii et oleme nagu väiksed vana inimesed, joome teed, sööme küpsist ja mängime FaceTime'i. Ja kiisudel on mänguaeg ka praegult. Kemsu just ajas seda palli taga, siis Marts värkas üles korraks. On või? Ukse vahelt on must käpp läbi. Appikene. Appi on ja. Korraliku. Kristjan tegi. Oota, ma pesen ennast. Ma pesen ennast kiidut ja. Ma pean võitluseks ikkagi ilus välja nägema. Kristjan ründab. Kristjan, kui su tee on toitu? Miau. Ma ei tea, mis te laupäevaõhtuti teete, aga me katsutame Grifu-Peput. Rääkis sa kunagi ütles, et kassidele meeldib siuke asi? Jaa, väga meeldib. Nuur läks töödega kuuled ka. Oi, jäid vahele. Isipat ütleb Peput. Seis on praegu siuke. Mikule järsku näeme meeldib see mäng. Ma mõtlen küll, miks. Seda on kahekesi. Huvitav küll, miks talle järsku näeb see mängi meeldib, kuigi ta seda aastaid meeldinud. See on lihtsalt kahekesi täiesti igav. Ütleb ta enda kaitseks. See on täiesti igav kahekesi. See ei ole igav, see oli väga põnev. Et su ei läinud nii hästi, kui sa lootsid. See rosinaid. Ma ei taha neid. See söö rosinaid või? Ei. Ma ka ei söö. Nii, Marta magab siin seina taga. Nii et väga vaikne haul. Ma käisin Selveris. Mu pere tuleb homme siia. Ehk siis mu pere tuleb Tallinnast ja mu ema tuleb ka meile. Ja tähistame minu sünnipäeva tagantjärgi, mis oli 29. oktoobril. Ja ma teen Soome mudakakkut ehk siis mudakooki. Ja mis hetkest hakkas 200 grammi küpsetusšokolaadi maksma 5,70. See on peaaegu 6 euri. See on ebareaalne lihtsalt. Aga mul oli seda vaja ja seal kõrval oli mingi teise brändi küpsetusšokolaad täpselt sama kallis. Nagu see ei ole okei. See lihtsalt see ei ole okei. Siis ma ostsin võid koogi jaoks, siis jätsi. Iroonilise kombel see jäts on 47% vähema suhkruga ja kook on räme suhkrupomm. Nii et asjad peavad ikkagi tasakaalus olema. Ja siis mu lemmikud losengid, kui mul septoletet või islaaneid kurgulosenge ei ole, siis need
Poolsi omad, sest mul pikali minnes ikkagi viskab nagu hästi natuke köha, just pikali minnes, nii et siis on hea ühte seda luitsutades magama jääda, siis ei köhi nii hullult. Ja siis üks mu lemmik kaerajook kohvi peale. Ja need asjad läksid mul kokku maksma 15 €. Nagu ma põhimõtteliselt ei ostnudki mitte midagi. Aga davai, kell on 10, ma pean veel pumpama ja Marta on nüüd maganud siis 2 tundi 40 minutit. Ta on siin vahepeal häält teinud, sest et ta on toas tegelikult mega palav. Me võtsime nüüd pumpa vähemaks. Ta magas täna päeval, kui ta muidu magab päevatudusid kokku mingi 3 tundi või 4 tundi, siis täna ta magas 1:45. Nagu väga vähe, sest kuidagi täpselt oli nii, et ta jäi nagu Meenikunnusse jõudes alles magama ja siis Meenikunnust Tartusse sõites ta oli tund pikalt ja siis ta magas nagu Tartusse jõudmiseni mingi pool tundi ja hommikul siis oli on ju mingi, ma ei tea, võib-olla ka mingi 40 mintse und, et hästi vähe magas päeval, aga nüüd ma loodan, et ta ikkagi öösel magab ilusti. Ja loodame, ühesõnaga pumpame ära, peseme hambad ära, lähme magama ja näeme teiega homme. Tere hommikust, kell on 9 läbi, me tegelikult ärkasime mingi 8 midagi või isegi natuke enne ja täna oli täiesti kohutav öö. See tähendab seda, et Marta magas esimese une ainult 5 tundi, kuigi noh, ma olen harjunud on ju 9 tunnigi juba ja ta oli lihtsalt kella 1:30 kella 3 öösel täiesti ärkvel, hullult viril, midagi ei tahtnud, andsin mitu korda rinda, proovisin kussutada ja lõpuks siis jäi magama ja magas 3-st mingi 6-ni, siis sõi jälle. Noh, teime ta enda juurde nagu tagasi ja siis magaski mingi 7:55-ni, aga endal on täiesti mingi trammi alla jäänud tunne. Nii et jaa, gonna be fun day. Mul tuleb pere täna külla, nagu ma eile rääkisin ja ma teen seda mudakooki ja ma just hoidsin Marta ära, nüüd ta lollitab seal voodis. Ma peangi tal natuke küüsi lõikama, massu vahetama, tudjuka vahetama, sest on täiesti täis oksendanud selle jälle, nagu ikka. Ja siis tal tuleb esimene päevatudu ja mina lähen käin pesus ja hakkan kooki vaikselt preppima ja võib-olla saan kiiret tudu ka teha, oleneb kaua ta magab. Mul siin kuivati huugab korralikult, aga sain pesus käidud, sain magada mingi 15 minutit. Marta on maganud 1,5 tundi oma esimest tund, sest ilmselgelt öösel oli vaja tralli teha ja nüüd ta oli väsinud, aga ma hakkan kooki tegema. Mu pere jõuab ikkagi alles kuskil kella 1 paiku ja senikaua ma siis preppin. Ja sushit tellisin ka, can't wait. Nii, toit ootab sööjaid, ilmselt kartulisalatit ka, aga endiselt ootan oma õepere. Äkki varsti tulevad ja siis saame sööma hakata. Ja mul sai kook ka valmis, see nüüd jahtub. Mudakook on siis seest nagu vedel ja pealt tahke, nii et peab jahtuma natuke, et oleks lihtsam serveerida. Ja serveerin paarikamoosi ja jätsiga. Ja panen muidugi oma ilusa aluse peale selle. Hakkasime emmaga mu neid meigi asju vaatama siin. Mõtled, see on puhane vesi, tavaliselt seda koolane vesi. See on tegelikult huulepalsam hoopis. Granaatõunaga vist. Sest mina lähen kodukasse kohe ja pean ennast valmis settima. Kui sa pisik olid, siis sa olid ka vlogides sees, aga nüüd sa oled juba noor tiinekas. Sa võid mingi muu, ma ei tea, mida ka filmida, mille sa paned kooki mujal ülesse. Mis sa mõtled TikToki või? Nagu päikestekõrpi vist. Jaa. Kas see on natuke edev, nagu su tädi? Väga raske selgitada ka. Mulle meeldib ka ilmselt roosiga ja see ja see ja see. Väga ilusad värvid on seal küll. Ma teen näpu hästi natuke märjaks, et see jääks siia näpu peale. Ja nüüd ma panen seda vaata siia kohta. Sest et kui valgus langeb, siis seda on kohe esimesena näha. 3 esimest numbrit on 5, 2, 8. Jaa. Nii. Ma tahaksin elada nagu sina. Sina on nagu, tahaks kogu aeg sinistada. Päriselt? Ja ma tahaks kogu aeg, kui sa teed meiki, siis ma tahaks seda ka kaasa tulla. Nii, päriselt? Kas sulle meeldib vaadata, kui sa meiki teed? Ja ma tahan kogu aeg sinistada. See küll nunnu. Aga sina oled vaata nii noor, et sulle veel nagu päris meiki on. Samas, kui sa esinevus käiks, siis teed ka meiki või sa paned otsid oma meiki või? Panen pigem nagu ainult sinna asja. Jah, sul on nii noor nahk, et seda ei tohi veel ära rikkuda. Lähme kodukasse. Tugi konkreetsel ajal idealisti vaade siis. Ja siis ta rääkis neist ühe kaupa, et kätte saada või siis näidata eraisiku sissetulekut. Tere õhtust, kell on
kohe 10:30 saamas. Ma olen siin, et selle vlogi otsad kokku tõmmata. Martakene oli õhtul minu empsiga samal ajal, kui ma olin kodukas, 4 tundi üleval. Ehk siis ta ei soovinud oma viimast päevatoidu teha ja kui ma tulin koju kell 8, siis ma kustutasin teda magama mingi 5 minutit. Siis ta jäi tuttu, panin voodisse ja ta korra nagu ärkas, kui ma ta voodisse panin, aga siis uuesti jäi tuttu ja paar korda veel nagu hakkas nutma, et lutt oli suust välja kukkunud, aga läksin, panin tagasi ja all good ja nüüd ongi 2,5 tundi tal magatud. Ma olen rampväsinud, ma kodukas lihtsalt nagu võitlesin unega, aga samas nii tore oli ka. Mul on nii hea meel, et meie kodukas on juba peaaegu 2 aastat koos käinud ja see on lihtsalt nii äge. Vot, aga päev hakkab otsa saama. See kook, mis ma tegin, tuli mega hea mudakook ja nagu nii lihtne teha, nii maitsev. Vaarikamoosi ja jätsiga lihtsalt suurepärane kooslus, soovitan teilegi. Ja mis ma nüüd siin õhtul teen? Miku läks täna Kuressaarde. Ta homme läheb siis sõsõkoodi külastama, ehk siis tööülesandet täitma ja homme õhtul siis tuleb tagasi. Seega me oleme homme Martaga täitsa kahekesi. Vot, igal juhul ma hakkan jälle pumpama, sellepärast et viimane toitmine oli kell 4 ja kell on 10:30, mis tähendab seda, et ma hakkan vaikselt lõhkema. Ja kuna loodetavasti Marta magab kaua esimese une, siis ma pean tühjaks pumpama lihtsalt, et mul oleks endal mugav olla. Vot, nii et sellised lood siis. Ma loodan, et sulle meeldis see vlog. Ma loodan, et ma ise jaksan varsti jälle kaamera kätte võtta ja vlogida ja mõelda vaid, et Marta saab 3 päeva pärast 5-kuuseks. Ma ei tea, mul on kuidagi nagu nii palju rõõmu südames nüüd, kui ta on natukene vanem, sest esimesed 1,5 kuud ma tõesti nagu iga oksendamisega kartsin, kiisudel krõõbulankad. Iga oksendamisega kartsin, et nüüd ta ei jaksa seda enam välja köhida, et need une pealt oksendamised olid kõige hullemad. Need 2 korda, mis need olid lihtsalt nii hullud, et mul siiani nagu hirmus neid meenutada. Aga kui sa oled ka emme ja sul on väike imik kodus vastsündinu, siis ma luban sulle, et läheb lihtsamaks ja sa reaalselt saad isegi nagu nautida oma päevi. Et ühel või teisel moel läheb lihtsamaks, nad saavad suuremaks ja mis mind täiega rahustas, oli see mõte, et iga päevaga tugevamaks, iga päevaga natuke jälle vanemaks, suuremaks, et ta ei ole enam nii väeti, ta ei ole enam nii abitu, ta juba saab nagu hakkama, ta juba teeb ise krookse, ta juba suudab oma gaasi väljutada, et noh, nii suured asjad tegelikult, mis võtavad endalt seda stressi ja murekoormat väga palju vähemaks. Vot, aga meie jätkame püreedega proovimist ja loodame, et varsti saame juba suuremaid koguseid süüa. Ja ma tõesti loodan, et sulle meeldis see vlog. Nii armas oli lugeda teie kommentaari eelmise vlogi all, kuigi jah, see oli ka loosiga seotud, aga ikkagi mega julgustav. Nii et aitäh ka neile, kes tegelikult aastaid vaatavad ja ei ole kunagi midagi kommenteerinud. Mul on ikkagi hea meel, et te vaatate ja ma loodan, et saate siit sellist julgustust ja tuge, mida võib-olla mujalt ei saa. Vot, nii et kallid paid, näeme varsti. Tšau!